Tervist! Selles videos osalen ma Eesti meistrivõistlustel. Ja need on mu viimased võistlused enne olümpiamänge. Ehk siis need võistlused sobivadki ülihästi trenniplaani. Need ongi siis nagu trenni eesmärgiga, aga kes ei tahaks Eesti meistrivõistlusi võita. Ja need tavaliselt on alati väga huvitavad, nii et ma juba ootan, mis siin saama hakkab. Ja täna ongi siis kavas klassika sprint. Sellest ma võtan kindlasti osa. Homme on klassika 10 kilomeetrit, siis veel vaatame, kas osalen või mitte, sest päris külm on ka ja möögides vaatame seda. Aga jah, hommika jooksul käidud, nüüd on söök valmis, hakkan sööma, nagu ikka, kodus puder ja kodune toor maasikamoos, väga maitsev ja 2 võikut, nii et väga tavaline. Ja ilmselgelt vaatan YouTube'i ja naudin hommikut. Nüüd ma olen soojendusel ja tegelikult on pull see, et kuna ma käisin juba Itaalias enne Eestit, siis mu kõik suusad on Itaalias, ehk ainult paar, mis mul on Eestis, on mu suusad, või ma sõidan kevadel kivide peal. Aga õnneks ma nendega võistlema ei pea. Mul lainab siis mu treener Aivar Rehemaa poeg Suuski, kes ise sõidab vist M16 klassis. Ma võtan tema teise paari. Ma arvan, et tal on väga head suusad. Nagu see ei ole isegi mingi vabandus, vaid lihtsalt huvitav. Kaikad on roosad. Ma arvan, et kuigi nad ütlevad, et see ei ole võistlusmudel, siis kuna need on roosad, siis ma arvan, et nad tegelikult just annavad kiirust mulle juurde. Kuskil tund on stardini, nii et ma teen korraliku soojendusest külm on ja siis vaatame, mis enne võistlust tunded on. Soojendus tehtud, kiirelt räägin, tunne suht okei, ei pinge peal, sest täna on vaja võita. Ma arvan, et soojendus hea, suus hea. No nii, ja räägime eelsõidust. Number 1 all oli siis Karl Sebastian Remjuga, kes läks kohe rajast välja. Tema startis minu sees sellepärast, et tal on parem FIS-punkt. Mina number 2 siis ja need numbrid ongi siis võistluse lõpuni samad. Aga jah, alustasin päris kiiresti. Mõtlesin, okei, ta läks rajast välja, aga samas mulle rajast sees ei tundunud, et seal ei libisend, nii et mina ei ratta, oli mugav paaris tõugata. Aga jah, tähtis oli võita see eelsõit mulle, et isegi ma finaalis kaotan, siis kui ma eelsõidu olen võitnud, siis maailma tasemel on see, et see 1 sekund või 2 sekundi, mis kedagi eelsõidus võita, see võib tähendada seda, et nemad maailmakarikas ei saa finaalidesse, ehk siis midagi sellest kasu pole. Aga rada on jah, selline alguspaaris ja siis lähebki kohe sinna tõusu. Ja see tõus on algus siuke veits lamedam, aga ta läheb kohe palju raskemaks. Ja oligi, ma hüppasin tegelikult suhteliselt kiiresti rajast välja. Ei olnud kindlat siukest pidamist, aga sain päris hästi joosta ja ma arvan, et liigun täitsa hästi edasi ja läks Martin, läks. Ja sain sellest nii-öelda S-ast nukist edasi, mille peale on natuke paaris ja siis tuleb see kõige järsem, kõige raskem raja osa. Siin nähed, Remjuga on jõudnud tõusu otsa ja mina alustan seda tõusu ja läheb kohe kääri. Ja see oli koht, kus ma lihtsalt panin nii, kuidas tulin ja üritasin siis kõik välja saada siit ja see tõusunukk oli ka just kõige tähtsam ja üritasin sealt siis laskumisse lükata. Ja ega muud midagi, sealt on suhteliselt ainult alla laskumine ja siis pikk lõpusirge paaris tõugetega ja võtsin viimast, veel üritasin tugevat paaris tõuget teha, et võidaksin selle eelsõidu. Nii, tehtud. Kops on ikka valus. Tundus, et pida oli ikkagi veits helam. Ma lasin juurde panna. Tundus, et läks kõvasti paremaks. Aga võib-olla hakkasin ise natuke kartma ka ja suht terve raja jooksin, et ma väga ei libistanud. Seis oli piisavalt okei, ma arvan, et sellega nagu sai suht hea sõit tehtud. Edasi minnes veits tahaks ikkagi rohkem pidamist. Selles ma olen rahul. Eelsõidu võit on käes. See oli algus väga kindel, siuke mingi 2 sekundit Remjuga ees. Et selles mõttes mul oli ka hea meel, et meie Remjugaga lähme klassika sprinti olümpial sõitma. Aga lõpus tuli Kris Markus Krahv, kellele mul ka muidugi väga hea meel. Sest ta on ka Karupesast nagu mina, Karupesa klubis siis. Ja temaga on natuke trenni kaasa olnud teha ja me Vooket oli mu algus koos. Ja sõitis väga hea aja, sõitis ennast teiseks ja kaotab mulle veits üle sekundi. Ehk siis Remjugat võidab ka sekundiga. Läks päris nice. Aga jah, sellist eelsõidu tulemused. Siin on veel veerandfinaal, poolfinaal ja finaalid olemas, aga need on jah, siuksed juba lõbusad. Vaatame, et mulle täna oli eelsõit ikkagi tähtis, sest kui olümpial eelsõit hästi sõida, siis finaalidesse niikuinii ei saa. Okei, praegu ma lähen käin poest läbi. Ma ostan moosi, sest saad aru, ma sai otsa. Mul tegelikult on kodus veel, aga mitte siin, eks ma pean ostma 6 eurot, karm. Aga jah, mul on vaja midagi süüa, eks sellepärast ma ostan moosi, ma söön riisi moosiga
aitäh, proovige järge. Ja noh, kui hea on elu, kui sõidad lihtsalt suuskuda ja poe ette ja siis saad koju sõita. Veerandfinaali eelne söök on serveeritud moos riisiga. Ta võib-olla ei näe kõige ilusam välja, aga ta ei ole väga halb tegelikult ja no siin on kõik olemas, mis mul vaja on. Ainuke jama on see, et ma söön seda natuke liiga hilja. Enne veerandfinaali ei olegi nagu nii palju aega. Aga midagi peab sööma, nii et ma söön mingi, ma ei tea, pool ära sellest äkki või midagi sihukest, vaatan, kuidas tunnen. Nüüd tuli nõue, järgmine soojendus. Nagu tunne, et sihuke hetk õhtul liiga täis. Poleks nii palju sööma, aga no ma arvutasin mulle finaalideks vajalik, eriti siis nagu finaaliks, et nüüd ootab ees veerandfinaal. Teen rahulikult sooja ja vaatame siis. Järgmiseks oli veerandfinaal, stardis probleeme polnud. Läksin siis tõusu ja ega veerandfinaali minu eesmärk oligi lihtsalt sõita täitsa sükse normaalse tempoga, aga mitte ühtegi üleliigset liigutust teha. Ja nii oligi, läksin kohe sõitu kontrollima ja väga palju kõrvalt ei surutud. Natuke siin oli väike intsident peale seda klippi, aga saime ilusti hakkama ja läksime tõusule, kus ma olin ka liidri possal ja kuna ma seal olin, siis mul ei olnud mõtet väga kiiresti sõita ja ma ütlesin, keegi mööda ei lähe, siis ma võtan rahulikult ja selle tõusu otsas ma natukene tõmbasin, sest ma tahtsin enne laskmist natuke vahe saada ja siis oligi, tulime lõpusirged, üritasin sihukest väga pikka, tugevat tõuget teha, et jah, väga liigselt pingutama ei pidanud ja sain selle veerandfinaali ilma siis probleemideta läbi. No nii, veerandfinaal tehtud, siuke mõnus sõit, ei pidanud kordagi siukest nagu maksimumi välja panema, aga noh, see veerandfinaalid võiski Eestis siuksed olla. Poolfinaal juba tuleb huvitavam, et seal on rohkem tugevaid poisse. Siuke mõnus, nüüd juba vaikselt hakkab parem tunne ka tulema, sest enne oli kõht nii täis, aga ongi noh, praegu on veel siuke tunnik finaalini, nii et on hea, kui energia üleval püsib, nii et veerand korralik, nüüd siis poolikusse. Järgmiseks oli siis poolfinaal, kus oli tegelikult täitsa tugevad mehed koos, Albert Unn, Anders Veerpalu, Roos, mina, Jusleiner ja ma ei tea miks, ma lihtsalt vajusin ära ja vale start. Martin, noh, kuidas nii võimalik on, täitsa haige? Ja siis muidugi see üks vend pidi midagi rääkima ka. Noh, ega mul ei olnudki midagi öelda, et japa ja lähme edasi, järgmine start ja nüüd sain kõik minema. Võtsin sihukese rahuliku alguses, tegelikult mul ei olnudki vaja kiiresti sealt minema saada. Aga siis oligi tõusu ära, võtsin seal järsu koha peal teise koha, mõtlesin, et see on väga hea koht, kus olla. Et ma saan tuulde, saan täpselt tema järgi tempot valida ja siis enne laskumist läksin tema tuulest välja, sain laskumisse esimesena, ehk siis lõpusirgel ma olin täpselt enda rajas seal, kus tahtsin ja oligi ka sihuke natuke juba raskem kui veerandfinaalis, aga ikkagi sihuke väga kontrollitud poolfinaal, et täiesti 110% endast andma ei pidanud ja sain esimesena finaali. Poolik tehtud, kõik plaanipärane. Paaris oli parem kui tõus. Ma ei tea, mis seal tõusu valesti on. Aga ei, suurspildis on kõik hästi. Pooliku võitsin ka finaalis. Saab huvitav olema. Meie sõidust said 2 edasi, teisest sai 4, et neil oli kiirem sõit. Aga loodetavasti siis kulutasid ära ennast. Ja ma sain natuke tagasi hoida ja no vaatame ühesõnaga. Tuleb päris huvitav, sest siin on pikk lõpusirge koos palju tõkkega, aga samas on alguses päris palju tõusu, nii et mõnus treening ja on ainult üks asi teha veel. Ja see on finaal. Nüüd ongi finaal, millest mul on tegelikult ainult 2 klippi. See on see tõus, kus Chris läks ette. Mina võtsin talle tuulde. Tal paar korda andis tagasi, aga muidu täpselt sama taktika, mis oli mul poolfinaalis. Ehk siis tulin samas kohas temast tuulest välja. Sain lõpusirgele esimesena. Sain kõige lühema raja, kõige vasakpoolsema raja. Ja siis lihtsalt panin nii, kuidas tuli. Ja vaatasin, kas keegi sõidab mööda või mitte. Ja ma arvan, et ma jätangi siia staadioni kommentaatori kommentaaridega videoses. Ehk siis näete, milline see lõpp oli. Tulevad ja vaatame, kellel on siit seda lõpusporti kõige võimsamat. No nii, kas on see Martini? Siit kurvi number 2 tuleb, nii on Imanees. Number 4 on number 3, Roos on tuules, Roos läheb kõrvale. Kas No nii, ja tuli ära. Võit, isegi, ma ei tea, kas ma tohin öelda, et lihtsalt kui arvasin. Ei, tegelikult nagu, ega ma ei osanud väga midagi oodata. Siuke mõnus, väga mõnus tõusul Chris ei saanud täiesti ära. Võib-olla kui tal tagasi poleks andnud,
oleks saanud, aga samas siis ma oleks niikuinii talle tuulde saanud ja oleks sealt varianti olnud. Kurat, hea töö, said teine, eks? 3. Bro, te valetas mulle. Ma olen juba õnnelik. Kris, üli hästi. Nii kahju oli vaadata, kui sõnal andis tagasi ja siis ma sain talle ilusti tuulde. Mängisin sinu peal. Ja ei no, Karupõsa ruulib. Ehk siis Karupõsale 1-3 koht andsin ETV-le intervjuu ka. See tehtud üldiselt väga lõbus. Konkurents täitsa normaalne, hea trenn. Ma arvan, et olümpiaks sain siit natuke enesekindlust, et ei olnud nagu ideaalne tunne. Et ma arvan, et eelsõidu ma oleks saanud ka paremini teha veidi sellest, mis ma treenima tegin kõrgmajast üks paar päeva tagasi. Oli natuke tunda jalgades, ei olnud kõige seda värskust, aga paaristuga ma ütleks, et päris hea. Ja jah, ma arvan, et hästi. Nüüd peab vaatama, mis siis homme, kas ma võistleme või mitte, aga see on hilisem mure. Teeme nüüd kõigepealt siis autõstamise ära. Eesti meister 2026 klassikatehnika sprindis murdma suusatamine aasta number 2026 Martin Ima, Karupõsa tiim. Ja töö. Ja Martin Imale siis ei olegi. Ma olen nagu mingi väike poiss. Tööpäev tehtud, olen kodus ja nagu jumala hea nüüd see, et vähem mul lõunasöök on valmis juba ju. Siin ootab, jumala hea näeb välja. No vist paneme veits moosi ka. Okei, siin on mu kell natuke katkine, aga tegelikult jah, tuleb nii see. Tomatid, ops, hakkan sööma. Ja peale seda tehti siis minu eest otsus ära, et pühapäev ei saagi võistelda, sest võistlus jäeti ära külma tõttu. Kuigi jah, ma vaatasin juba ise enne seda, et nii külm oli, et ma ei oleks niikuinii läinud sellise külmaga võistlema, et sellist ei oleks seda riski väärt, et seda külma õhku nii palju sisse ahmida võistluse ajal. Kuna jäeti ära, siis läksingi lõpuks üldse Audentesesse sinna rullilindile trenni tegema ja sain väga korraliku trenni teha, millega ma olin päris rahul. Ütleme nii, et edukas nädalavahetus, viimane test enne olümpiat tehtud ja ma ütleks, et jah, täitsa okei. Ise ma arvan, et sain enesekindlust juurde, ootan olümpiat juba väga ja saab huvitav olema, videosi hakkab tulema, nii et kui video meeldis, pange like, pange subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Igatahes ma ei ole väga palju, ma ei tea, mida ma näen praegu, igatahes